Räägime ostuarve sisestamisest käsitsi. Ostuarve jaoks peab olema kõigepealt loodud hankija. Näiteks oleme lisanud sellise hankija nagu testhankija. Tal võib olla siis määratud aktsiaselts, osaühing, mittetulundusühing või sihtasutuse liik. Ta võib kuuluda siis kodumaise või välismaise hankija gruppi. Tal võib olla telefon, mobiil, e-posti aadress, et oleks võimalik temaga suhelda. Äriregistri, käibemaksuregistri kood, pangarekvisiidid, et tal oleks võimalik kaupade eest tasuda. Tal võib olla ka kliendihaldur, koduleht, ka tema võib esitada meile makseperioodi. Kuna tegemist on välismaisega, siis tal võib olla ka, et on käibemaks näiteks 0%. Võib ka valuuta ja riigi sisestada, et väliskaubanduse aruannet oleks võimalik võtta. Tal on aadress, neid aadresse võib muidugi mitu olla ja lisaks võivad tal ka kontaktisikud olla. Et suhteliselt sarnane kliendi loomisega, ainult et ta on siis hankija ja temalt me ostame kaupa sisse. Nüüd ostu sooritatakse ostja ostuarved alt otse. See dokumendi liik, mida me saame lisada siia, sõltub seaded, üldseadistused alt määratud parameetrist, et võimalda eraldi ostusaatelehtede ostuarvete sisestamist. Kuna see linnukene ongi praegu peal, siis dokumendiks vastavalt ongi meil siis kas ostuarve saateleht, mis on siis 2 ühes, ostusaateleht kui ainult sissetuleku dokument ja ostuarve ainult siis dokument, mille alusel hankijale tasutakse kaupade eest. Ilma selle parameetrita oleks meil ostuarve juba ise 2 ühes dokument. Valin siis dokumendi liigi, valin hankija, valin kuhu lattu ma seda konkreetselt sisse ostan, milline on dokumendi peal olev kuupäev, milline on selle dokumendi number. Vastavalt on ta kohe USA dollarites, sest valuuta oli sellel hankijal USA dollar. Kurssi võiks siis muuta praegu, aga võib ka hiljem muuta tegelikult. Ja saame siia siis valida neid tooteid, anda selle koguse, mis vaikimisi on 1, anda vastava hinna ja kokku näidatakse siis summa kokku. Loomulikult võime me igale reale rakendada ka mingisuguse allahindluse protsendi, kui see on originaaldokumendil. Ja vastavalt liidetakse meile siis summa kokku. Ja neid ridu võib muidugi olla mitu. Igal juhul peaksid tooted meil olema eelnevalt juba kirjeldatud, sest muidu ei saa siia neid tooteid valida. Ilusti on näha, et käibemaks on meil 0 ja kui me nüüd selle dokumendi salvestame, ei juhtu mitte midagi. Et tegelikult lihtsalt, kui me lähme mõnda teist teemat vaatama, näiteks toodet lisama, siis need dokumendi read jäävad meil alles. Ja me võime siis hiljem lisada neid ridu juurde. Kui ma aga nüüd selle dokumendi kinnitan, siis need konkreetsed kaubad jõuavad ka konkreetselt lattu sisse ja ka lao aruanne praegu siis põhilaos näitab, et ma ostsin seda sisse ja ta näitab siia hinda 15.30, sest see on meil teises valuutas siis.
nüüd ja muidugi arvesse võetakse veel ka see, et ma tegin sellel tootel allahindlust, et noh, need kaks asja lähevad siis mängu. Nüüd hiljem pärast kinnitamist, pärast seda, kui on toimunud siis laokanne, mille kuupäeva me muuta ei saa, võidakse meile saata veel ka transpordiarve ja transpordiarvel võib olla siis teatud summa, see võib olla isegi teises valuutas, aga võib olla ka USA dollaris, kus on jällegi kurss siis mängus. Lisaks võib ta jagada koguse ostuhinna, aga ka kaalu järgi, kui üldseadetes niimoodi on määratud. Noh, praegu, kuna ta on väga sarnase hinnaga, siis lihtsalt koguse järgi ja salvestan lihtsalt üle. Selle tulemusena, võttes selle tootekaardi lahti ja ladu ja vaadates siin lao aruannet, näen ma, et see ei ole enam mitte 15,3, vaid on 16,3 põhilaos. Ja €1 või $1 läks praegu juurde, aga noh, kuna meil kurss on 1, siis see teeb praegu sama välja. Ja enam seda dokumenti ka väga vabalt muuta ei saa, ma ei saa tooteid lisada, ma ei saa koguseid muuta, need on suletud küll, aga saan seda hinda muuta vastavalt ja allahindlust määrata. Ja kui nüüd tuleb välja, et ma peaksin ümardama, kuna see üldsumma on kuidagi midagi muud, siis põhimõtteliselt võin ma siin rakendada ka -10 ümardust, nii et see summa kokku tuleb siis €48, aga see kindlasti peab vastama originaaldokumendile.